Tere hommikust, head inimesed. Tanelil on mikrofon juba kukkus maha. Vaata, see on, kui on karismaatilised tegelased siin stuudios. Siis tere hommikust, Katrin ja Tanel. Tere hommikust. Hea on teid jälle näha. Teid näeb siis kord, tavaliselt on nagu kord aastas on ju. Ja. Siis kui te midagi korraldate. Või sagedamini ka, ma ei tea. Kes eelmine suvi olite teiega sellega kaasas, kui seal kõlakojas oli mingi üritus? No võt, näed. Nii, aga täna me oleme siin selleks, et teada anda, on ju? Teada anda, et Jeesus on üles tõusnud. Just. Et on jälle tulemas midagi sellist, mis ütleb meile ühe suure tõe välja. Ja Tanel ja Katrin, nagu ma ütlesin, on täna siin stuudios. Sellel aastal on üles tõusnud pühad. Mis kuupäev see oli? Jaa, sellel aastal on üles tõusnud pühad 20. aprill. See on siis mõne nädala pärast. Juba. Ja.
ja me loodame, et on selline ilm nagu täna näiteks, on ju? Jaa, soojem võiks ka olla. Jah, aga nüüd ongi, ma ei tea, mis need ilmaprognoosid näitavad selle kohta. Tänu jumalale ilmaprognoos on iga aasta olnud väga hea. Nii, ja diagnoos. Jutlusta nii kaua, Aha. et ma vaatan, mis meie... Ja. Et tänu jumalale meil on olnud tõesti iga aasta ilus ilm ülestõusmispühadel, kuigi see ei ole ühel ja samal ajal, see on erinevatel aegadel ja Jumal on õnnistanud meid ilusa ilmaga ja ma usun, et tema õnnistused jätkuvad, kui me käime tema tahtmises. Amen, amen. Mul on üks väga hea inimene, kes alati helistab, kui raadiosse häält ei tule. Okei. Jah, praegu oli ma arvan, et nüüd ta juba tuli. Aga täna siis räägime sellest, mis jälle, vaata praegu alguses oli meil, nägime ühte laulu ja need on siis tulemas seesama kuulus vägev ülistusbänd tulemas taas, jah. Jaa, see on selline kuulus vägev ülistusbänd, mis on kokku tulnud ülestõusmispühade puhul ja meil on sellised toredad head sõbrad, kes tõesti eelmine aasta tulid kokku, tegid kõvasti harjutust ja siis olid nagu üks mees seal lava peal, et Andre ja Jaanika Usin Soomest, Leevi Põldaru, kes on Kuressaarest ja siis mõned sõbrad Mandrilt. Ja. Leevi sai sellise bändi kokku ja tänu jumalale nad on ka see aasta valmis tulema ja meid muusikaga rõõmustada ülestõusmispühadel, nii et Nii, aga lähme korraks ajalukku, et need üritused on olnud juba kõige esimene üritus, ma mäletan, vaata, ma näitan teil lihtsalt seda pilti. Kas see oli mitu aastat tagasi juba, 2022 oli vist esimene see, oli jah? 2022 oli esimest korda. Tähendab sellisel kujul ülestõusmispühade korraldamine, aga ma tean seda, et nii-öelda mõned aastad varem ka korraldati, kui meid veel siin Kuressaares ei olnud, see on nii-öelda enne meie aega. Ma mäletan seda ka, sest see oli kuskil seal 2 maja vahel. Jah. On ju? Jah. Nii et... Aga nii suurelt ei ole nagu olnud, nagu seda korda siis on olnud. Eks ole, et oli vaja selline lava sinna püsti ajada, nii nagu kui linn mingisuguseid üritusi korraldab, siis pannaksegi see lava püsti jälle, on ju? Jaa, see on Kuressaare linnal või kultuurivalal selline vahend olemas ja nad seda on valmis rentima. Ja see kord ka on see jälle meie käsutuses ja see on selline hea asi, mille pealt seda kõike teha, et oleks kaugele näha. Jah, ja siis järgmine, ma näitan teile järgmise pilti näiteks, oli ka, tähendab, esimene kord oli see, kuidas seda nimetatakse, see koor? Koori nimi on Pühendus. Oli siin teine kord ka vist Pühendus, jah? Teine kord ka, aga ütleme niimoodi, et laiendasime Pühendust. Pühendus oli valmis kaasa võtma ka teisi soovijaid sel puhul ja erinevatest kogudustest siis lauluinimesed tulid kokku ja tegime siis koos laiendatud Pühendusega. Veel, seda. Esimene kord oli jutlustaja see vend. Ja Andre Matetski oli esimest korda, jah. Jah, et oli väga hea. Et see mõte teil kargas siis kuskilt pähe on ju, et oleks vaja teha suuremalt. Jah, see oli siis, kui
kui nii-öelda need koroonapiirangud hakkasid meil siin maal lõdvenema. Teine vend oli siin, nüüd me näeme, on ju Joel Reinaru, ka kuulus evangelist. Ja. No võt. Nii, kuidas sul jutt jäi siin? Et sa küsisid, et kuidas see asi alguse sai. Alguse sai ta niimoodi, et kui koroonapiirangud hakkasid siin lõdvenema ja võeti neid maha, siis kuidagi Jumal andis selle südamesse, et praegu tuleb selline ajaperiood, kus me saame tulla välja rahva ette, et me ei tea, kauaks seda on. Mina mõtlesin ka, et võib-olla mõned kuud või saad see koroona oli ju selline teadmatu aeg, et mõned kuud ja siis tuleb ülesvõtmine. Jah, ei tea, kas ülesvõtmine või pannakse uued piirangud, aga näed, tänu Jumalale me saame sellel aastal juba 4. korda seda teha, välja astuda, et tõesti praegu on see armuaeg ja vabadus meil evangeeliumiga tulla linna keskväljakule, et paljudes riikides ka nii-öelda endistes või demokraatlikes riikides, siis ütleme endistes kristlikes riikides või kuidas me siis seda nimetame, kuuleme ka sõnumeid, kus ei lubata enam evangeeliumi niimoodi vabalt kuulutada ja inimesed karistatakse juba teatud kirjakohtade lugemisel. No näiteks Inglismaal vist on ju. Jah. Et kui sa tänaval lähed kuulutama, siis võidakse sind kinni panna. Ja. Sa käid juba Inglismaa on üle võetud moslemite poolt, et ega seal pole enam midagi. Nii et praegu on see aeg, mis meie kristlaste käes on, jagada veel niimoodi. Praegu veel. Muuseas, üks sõnum on, ma vaatasin eile, et Iisraeli valitsus tahab piirata absoluutselt Jeesuse nime nimetamist üldse. Tahavad kinni panna, et ei tohi kuskil Jeesuse nimi on aga see on teatud tegelased seal, need juudid, ja nad on pannud mingi seaduse projekti ka käima. Aga see on nüüd, siis on ju kristlased üle maailma on pidevalt juute nagu juudi riiki aidanud, on ju, ja nüüd siis selline tänu tuleb sealt poolt ka. No aga ma arvan, et see ei ole mitte üldine, vaid seal püütakse nagu suu korvistada. Iisrael on ju. Just. Huvitav. Aga võib-olla võib siit välja lugeda seda, et järelikult on see evangeeliumi kuulutus seal läinud nii massiliseks, et võib ka see asi olla, et ka internetis on mitmeid tegelasi, kas YouTube'is nii-öelda juudi kristlased või messiaanlikud juudid, siis kuidas me nimetame, kes jagavad ka internetis seda, kuidas nad käivad seal Iisraeli tänavatel ja kuulutavad evangeeliumi ja paluvad inimestel lugeda Jeesaja 53. peatükki ja küsivad, et mis te arvate, kellest siin räägib? Nii. Et see on üks kirjakoht, kus isegi juudid peavad nagu nägema seda, et see on liiga palju on siin Jeesus selles kirjakohas sees ja et nii ta on. Ja mis mina lisaks ja on võib-olla see, et läbi aegade ju on näha olnud seda, kui Jumala vägi hakkab liikuma ja püha vaimuga täidetud inimesed lähevad välja tänavatele, lähevad sinna, kus on abivajajad, on ju püha vaimu juhtimisel, siis tegelikult seda tahetakse ja seda on alati tahetud piirata. Et kui sa istud vaikides ja mitte midagi ei tee, see ei muuda mitte midagi. Aga kui sa lähed välja, sest tegelikult see hind, mille Jeesus maksis, ta on ostnud vabaks rahvad ja selle tõttu ka see evangeeliumi levik, ma ütlen lihtsalt seda, et see nagu väga massiliselt läheb lahti ja juba on läinud, et sellised väeevangelistid, kellega koos püha vaim liigub ja toimetab seal imesid ja tunnustähti tänavatel, et see ei peatu, seda ei saa ükski vägi peatada. Nii et need moslemid, kes on tulnud Euroopasse on ju, võib juhtuda hoopis vastupidine. Ja, tahavad üle võtta, aga võetakse neid üle. Ja, me usume ka seda, et Jumal on suurem. Ei ole tõesti suuremat väge Jumala väest. Ja tema plaanid on imelised. Nii. Nii et seda, sa ütlesid, et 4. kord või? See aasta 4. kord. Oota, jah, 3 korda on olnud.
kolmandal sa näitasid 2 esimest meest, eelmine aasta oli siis meil jutlustamas Sven Ehavald. Kohe vaatame, kas oli Sven. Oli siuke mees. Tema kaudu saame isa juurde. Tema kaudu me saame lepituse. TTT mees, jah. Mis läks kaduma. Ja Svenil on siin omad sidemed Saaremaaga ja ta oli rõõmsasti valmis tulema ütlema selle sõnumi, mis Jumal oli tema südamele pannud. Armas sõber, me elame tänasel päeval. Tänu Jumalale on neid mehi ja naisi, kes on valmis evangeeliumi eest välja astuma. Kus teemonlikud jõud valitsevad. See on suur arm ja suur võit. Jaa, nii. Ja kes siis seekord, jah? Jah, kes on seekord? Kes teab? Sellest korrast veel videot ei ole. Ei ole või? Aga mul on. On, jah? Jah, mul on üks video. Kas on see vanamees? See on, jah. Siin ta on veel suhteliselt noore näoga. Nüüd on ta minu moodi habemega, veel pikema habemega, ütleme niimoodi. Et kuidas me ütleme siis, evangelist Villi Võrk on ütelnud jah sõna, et tuleb ja räägib meile siis sellest, mis Jumal, kuidas tema Jumalaga kokku sai ja mis Jumal temaga räägib. See on nüüd pilt aastast 2012. Aga näiteks veel, ta on tänavatel pidevalt kõnelenud, ma vaatan, näed, me oleme käinud nendel elusõna konverentsidel siis ja siis näiteks aasta 2010 mida on Tartu tänavatel kuulutanud. Nii et vaata, selline tegelane siis tuleb. Nüüd ta on juba nii vana, on ju, tal kindlasti on abi ees juba. Abe on tal tõesti ees, jah. Jah. Ongi, jah. Jah. No võt selline tegelane on siis tulemas Saaremaale. Ta on veel usklik ka. Ja, usklik mees. Ja kuskil, kus ta siis on seal Kesk-Eestis kuskil toimetamas, teeb tööd meestega, kes on natuke raskustes oma eludega ja aitab neid jälle ree peale ja ma ei teagi kõike, mis ta veel teeb, aga eks siis sellest kuuleb. No ja selle töömaja asutaja on ka Villi Võrk. Nii jah, ja siin ta siis on Tartus, seal oligi nagu suvekonverentside raames, iga kord oli ka tänava koosolekud. Need teid polnud veel olemas seal. Just. Või olite juba? Meid polnud Saaremaal siis. Mis? Siis ei olnud veel Saaremaal elamas meid, jah. Aga võt, sellised tegelased on meil siis tulemas siia. Et oli sellised tänavakoosolekuid enam eriti palju ei peeta. Või ma ei tea, kuidas lugu on. No ikka siin ja seal on kuulda. Ma arvan, et oli vahepeal üks auk, kus oli vähem selliseid asju või üldse olnud. Kus oli selline õpetus, et sellest pole kasu midagi. Aga tundub, et viimastel aastatel on see asi üle Eesti ikkagi kasvanud. Et siin on mitmed sellised tulised noored, kes on ka selle asja mujal Eestis üles võtnud, et tuleb evangeeliumiga tulla rahva keskele ja sest et evangeeliumis on vägi. Amen. Evangeeliumis on vägi inimeste elude muutmiseks ja kui ma nüüd enda teekonnast seal natuke räägin, siis on olnud ka see aasta, ütleme, alguses ja niimoodi ma tükk aega nagu olin enese sees selles mõttes kahe vahel, et kas ikka teha,
et me ju kõik tahame näha neid selliseid vägevaid vilju ja vägevaid tunnistusi, et kuidagi nagu lahja selle koha pealt inimliku pilgu läbi ja siis ma palvetasin ja Jumal andis südamesse ka ühele sellisele kuidas öelda, ühele Jumala sulasele kirjutada ja rääkida neid mureküsimusi ja või rõõmu. Selle koha pealt, et kas ja nii edasi. Ja et kas eelmise aasta võlad on makstud ja on ju. Ma sain natuke niimoodi noomida, et kuule, et kui põllumees külvab põllu peal seemet, siis ta ei käi ja ei vaata sinna selle mulla tüki alla, et kas see seeme juba idaneb. Ta teab, et kui ta on seemne maha külvanud, siis see seeme kannab vilja. Ja Jeesus räägib ju ka meile sellest tähendamissõnas. Ja tõesti, me peame nägema seda, et see kannab ühte igavest vilja. Kas me ei ole võib-olla praegu veel näinud selliseid tulemusi, et kogudused oleks siin kasvanud 2 või 3 kordseks peale neid sündmusi. Aga Jumala sõna on selline elav seeme, mis langeb inimeste südamesse, aga ta läheb ka, võiks öelda, ühiskonda laiemalt. Ja see kannab igavest seemet, igavest vilja Jumalale, et selles usus me ka seekord nüüd välja astume jälle, et see on üks seeme, mis on vajalik selle ühiskonna jaoks. Nii, et selliseid asju üldse teha on ju, selleks on vahendeid vaja. Vaat ma näitan teile veel seda lava, on ju, et selline lava üles panna ja võimendusvärk ja kõik, mis seal on, kõik see maksab. Ja, on ju nii? Ja nüüd ma panen teile kohe siia üles sellise, vaata nüüd, kas see on õige number, Tanel. Peaks ikkagi, ma võtsin internetist selle, ma ei tea, kuidas teil on numbrid õiged. Number, jah. No vot, et kes tahab sellega kaasas olla, siis siin on Kuressaare kristliku linnakoguduse number. Pangakonto number. Tähendab, see värk käib nüüd ikkagi läbi teie süsteemide, on ju? Jaa, nagu kogu aeg on olnud. Keegi peab see hull olema, kes võtab kogu vastutuse enda peale ja kui raha kokku ei tule, siis läheb tema võlavanglasse, on ju. Jah. Nii võib ju ähvardada, aga tänu Jumalale, kes on iga aasta pannud inimestele tõesti südamesse seda asja toetada ja need kulutused on kokku tulnud. Et ütleme niimoodi, et ürituse eelarve on suurusjärk olnud 4000. Kõikide külaliste majutustega, transportide, lavade rentide, helitehnika rendi ja meeskonnaga koos pluss veel kõiksugused reklaamvahendid kohalikus lehes ja raadios ja ma ei teagi, mis siin on olnud kõik veel, mul on siin tegelikult nimekiri olemas kõik meie kulutuste kohta. Kes väga tahab, võib seda küsida, et kus te selle raha panete, siis mul on täitsa olemas eelarve selle ürituse kohta ja muidugi see aasta on hinnad tõusevad, lavahind on ka juba suurem natuke kui eelmine kord, kuskil 175 eurot on rohkem, nii et 915 eurot on lavarent üksi juba, et need asjad on tõesti kulutustega seotud, aga ja kui seal võtad veel Eesti kroonidesse, on ju 15 000 Eesti krooni umbes. Sellest on juba nii palju möödas, et siin võib juba üks ühele panna enam-vähem. Nii et oleme tõesti tänulikud igale ühele, kes on valmis toetama evangeeliumi kuulutust meie linnas ja ma usun, et sellest ei saa osa ainult meie linn, vaid see on pühade aeg ja Saaremaal liigub palju rahvast ja see on võimalus ka paljudele teistele. Nii et mina kutsun kõiki kaasa, kes on valmis toetama evangeeliumi kuulutust.
kas see on nagu üldiselt on see selline koguduste, mõni teine kogudus on ikka ka asjaga kaasa tulnud või? Just, et seda ideed, kui me hakkasime rääkima 2022, ma jagasin pastorite osaduses ja ütleme niimoodi, et meie mitte ainult linna, aga ka Saaremaa evangeelsed kogudused on selle asjaga kaasas, kus kogudusest on meeskonna inimesi ja kus mitmed kogudused lisaks veel toetavad rahaliselt, nii et see on tõesti meie ühine. See ei ole linnakoguduse teema, aga nagu sa ütlesid, kuna me oleme võtnud seda asja vedada, siis teeme seda linnakoguduse konto kaudu ja kui sa paned sinna raha, siis pane selgitusse, et ülestõusmispühad või ülestõusmispühad kõigile, siis läheb sellesse fondi kindlalt, et kulutu need rahad. Aga jaa, teeme seda koos paljude teiste kogudustega. Nüüd, kuidas on nagu eelmiste aastate kogemus on ju see, tähendab, et no majanduslikult, et ma näen, et te olete veel nagu olemas on ju, et on enam-vähem nagu õnnestunud. Oleme kaetud olnud tõesti ja eelmine aasta tuli isegi natuke rohkem, olid inimesed kandnud, toetanud, kui see ürituse eelarve oli, nii et olime kaetud ja õnnistatud, et jah, ei ole ükski aasta ei ole nagu jäänud puudusesse, et SMS-laenu ei ole pidanud võtma. Nii. Ja ma kuidagi ka tunnetan, et see tegelikult on Jumala süda, et evangeelium jõuaks välja, et see on alati olnud issanda süda, et kadunutani jõuda. Ja ma tahan ka tänada väga Pildiraadiot, sest just alles hiljaaegu üks inimene Võrust oli siin ja ta ütles teada, et tema saab tänu Pildiraadiole nendest üritustest osa vaata, et ta just nagu rääkis ka, et ta on alati kaasas seal selle ülestõusmispühade üritusega, nii et tegelikult neid, kes tahavad osa saada ja kaasas olla, neid ei ole mitte ainult siin Saaremaal, aga neid on üle Eesti, et inimesi puudutab. Ja ma ei tea, kas ainult ega üle Eesti neid ei korraldata, on ju? Selles kontekstis jah, ülestõusmispühade raames ma ei ole kuulnud. Aga võib-olla on väiksemaid algatusi siin ja seal, et selliseid nagu evangeelseid selliseid väljaastumisi siiski on, et siin ja seal Tartu kandis äkki või kusagil veel. Aga ma ka täpselt ei oska öelda. Mõnes kohas on lihtsalt mõni käib ruupuriga tänaval, on ju. No seda on olnud. Üks vend siin Saaremaal oli üks vend nagu Seia, kelle mäletad, sa oled vähemalt kuulnud, on ju. No ma siis väike, kui ta liikus. Aga nüüd on muidugi vahendid juba paremad, on ju. Et nüüd juba, vaata huvitav on, et vanasti sai nagu palju lihtsamalt, on ju. Praegu üldse, kui sa mingit üritust korraldad, siis on ikka ma alles tulin noortekonverentsid, nagu te näete, ma olen väga noor alles, siis see, mis tehnika seal sinna kokku oli kuhjatud, see oli ikka vägev, terve päev ikka pannakse üles ja terve öö siis võetakse maha. Ja see on praeguse aja värk, on ju. Noortele, ega vanad on samasugused. On ju, et ega näed siin Kuressaare linnas ka hakkama ei saa ikka väiksema värgiga, on ju. Et ikka peab olema ja see loosung, mis teil seal üleval on, see on see aasta ka olemas, jah? Jaa, see on olemas, kuigi meil on olnud mõte, et kas peaks natuke laiendama seda mõtet või kuidagi kas see kõnetab kõiki ühtemoodi, et aga minu arust on nagu väga oluline see, et Jeesuse Kristuse nimi oleks meie silmade ees ja kui see on nagu väljakul niimoodi üleval, paljud näevad seda. Nii, vend Aivar siin laulis ka.
Aivar on ka. See aasta on ka või? Aivar, kus sa oled? Jaa, tõesti võib-olla ühendust veel võtma, et Aivar. No võt, see oli väga hea mu arust, on ju? Ja Aivaril olid head need evangeelsed laulud. Ja näed, me näeme, et ikka rahvast oli ka, on ju? Jaa. Et selline värk, aga vaata, üks huvitav asi on nagu üldse, kui sa üle maailma vaatad, nagu me enne rääkisime, et see Jeesuse nimi käib kõigile pinda. Et seda nagu ei tohiks kuulutada ja see nimi on nagu muidu religioonist ja kõigist värgist võid rääkida, mis iganes on ju. Aga kui Jeesus kuskilt sisse tuleb, sul on siin piibel lahti, ma vaatan. Jaa, mul on piibel ka lahti. No ütleks kohe selle asja peale seda, et meil ei ole tegemist liha ja verega, on ju, vaid selle maailma nende kurjade vaimude jõududega. Ja miks Jeesuse nimi ärritab, see ei ärrita mitte seda lihast inimest, vaid see ärritab seda vaimumaailma, sellepärast, et nemad nagu, et meie valitseme siin, aga tegelik valitsus on Jeesuse käes ja seetõttu ongi, sõda käib hingede pärast. Kui te vaatate ükskõik mida, mis siin maailmas toimus, sest sõda käib inimhingede pärast, et kumb pool saab need inimhinged, vaata. Aga Jeesusel on alati selles suhtes läbipääs, tema tuleb läbi ja ta kasutab, ta on suveräänne Jumal, ta võib tulla suveräänselt, nii nagu ta moslemitele ilmub, eks ju, unes, ilmsi, igal viisil, aga ikkagi ta on jätnud oma sõnast selle selge märke, et ta tuleb oma koguduse kaudu, ta kasutab neid inimesi, kes on andnud oma elu talle üle. Ja see ongi nagu, see on omamoodi nagu selline müsteerium, et me ei saa teha ilma Jeesuseta mitte midagi. Et me võime tahta ja me võime teha nagu tegusid, aga püha vaim peab seal olema kaasas, eks ju. Ja sellepärast, ma loen siia selle kirjakoha, mis oli Jeremia 29. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Ja ma lasen teil mind leida, ütleb Issand, ja ma pööran teie vangipõlve. Ja ma ei läheksi kaugemale, kui ma mõtlen näiteks seda Eestimaa seisu praegu, on ju, meie maa ja rahva seisu, siis see on tegelikult nagu, see on katastroof, on ju. Et siin ei saa ükski inimene oma jõuga midagi teha. Et me vajame Jeesust, et meie Eestimaa ainus päästja on Jeesus. Ja Eestimaa kogudus samamoodi vajab Jeesust, et üldse Jeesusega koos teha seda tööd, milleks tema on surnud, sest tema läks oma, mitte sikkude ja tallede verega, vaid oma püha ja kalli verega läks ükskord kõige pühamasse paika, see tähendab, tema ostis meid vabaks, on ju. Et tema on teinud selle, et patt on lunastatud, haigus, needus, kõik see on lunastatud risti peal. Ja nüüd, kui evangeelium, vaata nagu Tanel, sa ütlesid, et evangeelium on vägi päästeks, tähendab, see ongi see vägi. Selles väes on ära võidetud kurat ja kõik see ülejäänud butafoorne asi, mis siin riigis toimub, et rahvas on meelitatud, vaata, ebajumala teenistusse, et see on kuradi tegu, vaata, et ärritada Jumalat, aga Eesti rahvas peab ja vajab näha tõelist päästjat ja ta ilmub koguduse läbi, on ju, need oleme meie, need oled sina ja mina, kelle Jumal on lunastanud, välja valinud, et me võiksime tema riigis olla viljakandvad oksad ja puud ja põõsad ja kuidas iganes. Ja kogudus müüride vahelt välja. Absoluutselt. Ja siit Katrini jutust edasi minnes veel Jeesus ütleb ka, et tõstke silmad, vaadake, et põllud on valged lõikuseks, eks ju. Ja sealt edasi ta ütleb, et paluge lõikus Issandat, et ta läkitaks töötegijal välja. Et see on nüüd järgmine asi, et tõesti, kes saab, toetab rahaliselt, aga ma arvan, et üks olulisemaid asju on veel see, et kõik kristlased, kõik usklikud, kes kuulevad seda, et võtke see oma aktiivsesse palvekavasse, et palvetada üheskoos selle asja pärast, kui me astume evangeeliumiga välja, et nagu Katrin ütles selle kirja koha, et siin ei ole nagu inimestega maadlemist, vaid siin on meie maal ka on need vaimsed väed, kes seisavad evangeeliumile vastu, et need teemonlikud väed ei ole üksi kuskil Aafrikas või ma ei tea, kuskil
Aasias, vaid need on sama reaalsed siin, kes ei taha, et Jumala evangeelium esile tuleks, et seepärast kõigile usklikele üleskutse, et palvetage selle asja pärast ja kes suudab ja oskab, võtku paastu samamoodi, et see on ka üks vaimulik relv, ja me teeme seda samamoodi. Nii et teeme nagu rajame vaimses maailmas kõigepealt sellele teed ühiselt, et evangeeliumil oleks see vaba tee ja Jumal saaks välja läkitada oma töötegijad. Töötegijad võivad küll minna, aga kui on Jumala läkitus, siis on vili taga. Kas, Tanel, teil on juba mingi plakat olemas? Plakat on digitaalselt olemas. Kus? Näita. Internetis ei ole või? Internetis sellisel kujul veel ei ole, aga kes tahab näha, siis on linnakogudus.ee. Sa mine selle arvutiga sinna linnakogudusse, siis me saame näidata. Jaa, et me näitame, ma vaatasin sinu linnakoguduse kodulehte. Jaa. Ja mul oli siuke tunne, et miks ma seal koguduses ei ole. Nii vägev kirik, klaaskirik ja teil on siukene vägevalt suur klaaskirik minu arust. Nii, ma vaatan, kas mul sul on selline nagu, sa mõtled seda? Jaa, siin on nüüd see plakat, eks ju. Klaaskirik on siin üleval, jah. See nüüd Kuressaare linnakoguduse hoone on ju. See võiks küll olla, jah. Võiks olla. Veel ei ole. Ja vaata, kus on rahvast ja on ju. Iga pühapäevane Jumala teenistus on ju selline. Nii. Aga vaata, siin on, see plakat on juba enam-vähem olemas siis, jah? Kas see jääb selliseks? Ma arvan, et ta jääb selliseks, sellepärast, et ja see on ma andsin oma sõna. See on siis jälle kunstnik Varese tehtud. See Ain Vares on tõesti olnud meie partner selles töös läbi nende aastate ja tema selline professionaalne lähenemine on meile olnud suureks abiks ja meeldinud ja oleme seda ikka kasutanud tema teenuseid, nii et on ta ka seekord tegemas. Et jah, täpselt, linnakogudus.ee on siin meie aadress ja kui sul siit ekraani pealt on raske ka neid numbrid võtta, siis mine sinna ja leiad siit selle, mis linnakoguduse lehelt, jah. Kus kuuga annetust teha, jah. Jah, aga meil praegu ekraanil on see suurelt olemas. Jaa. Nii et see on väga hea. Mulle endale meeldib niimoodi copy-paste. Ei, no jaa, sest kui sa hakkad nagu vaatad ja siis hakkad numbreid kirjutama, siis läheb kuskil teise mehe arvele hoopis on. Nii on. Ülestõusmispühad on tulema, mis see kuupäev oli siis nüüd meil? Kuupäev on 20. aprill ja eelnevatel aastatel on alanud see kella 3, aga see aasta teeme kella 2 juba. Nii et tulge tund aega varem kohale. Et siis on veel päike kõrgel? Jah, ilm on soe ja inimesed jõuavad veel bussi peale minna, kellel on ära minna. On olnud ka tuisku ja tormi. Ma mäletan, üks aasta oli küll kuskil aprilli lõpus oli täielik selline, aga kui tuleb midagi sellist, siis ikka toimub. Jaa, keegi ütles niimoodi mulle kunagi ja et ei ole olemas halba ilma, on kehva riietus lihtsalt, ebasobiv riietus. Nii et valige vastavalt ilmale riietus. Nii. Võib-olla üks asi, mis ma veel lisaksin, on, et me oleme igal aastal teinud seoses ülestõusmispühadega reedeti Sioni kirikus siis sellise suure reede ülistus ja palveõhtu ja sellise
mis tõstaks usklikke üles ja julgustaks ja sellel korral on samamoodi see toimumas. Suure reede õhtul ja vastu vaikset laupäeva. Ja ikka, jah. Siis peavad kõik vait olema. No vaiksel laupäeval ongi see võimalus. Aga... On, jah? Ei, see oli nali muidugi. Aga et siis rohi ei kasvu ja mida räägitakse, kõike on ju. Ja, seda... Nii et suure reede õhtul. Ja, suure reede õhtul. Ongi sellel aastal ka kavas, jah? Ja reklaam tuleb selle kohta veel välja meil ja siis ülistajad on Tallinnast seekord. Ja... Ülistajad on Aaron Usin ja Peti Truu ka vist. Ja Peti oli ka, jah. Igal pool on usinad, ma vaatan. On ju? Seda ei oska kommenteerida praegu. See on, jah, jumala õnnistus. Sellepärast, et kui mu vanaisa, isa veel elas, siis ta ütles, et kui tema sündis, siis tema... kuidas tal oli, et tema oli kunagi ainuke usin, aga kui meil oli tema 100. sünniaastapäev, siis oli usinaid seal kokku vist 50 või. Nii et usinaid jätkub. Usinaid on muidugi rohkem, kui neid kohal oli, aga... Jah, kui kõik meie väikese Eesti rahva, kuidas nüüd öelda, perekonnad oleksid sama usinad, on ju? Siis meie rahva arv oleks juba päris suur. Ja just, ja siis lisaks veel seda, et kui teil on naabreid, lähedasi, kedagi, kellel on ka lapsed, et kutsuge kindlasti kaasa, sellepärast ka sellel aastal lisaks, eks ju, meil on palvetelk, meil on pannkoogitelk ja siis on lastetelk ja lastetelgis on ka meeskond inimesi, kes siis meisterdavad lastega ja temaatilisi asju, eks ülestõusmispühadega seoses, nad saavad sealt midagi koju kaasa, mida nad ise meisterdavad. Väga põnevaid ideid on sellel aastal, ma kõike praegu ei räägi välja, aga väga lahe ootab tulla ja meil oli kuidagi selline asi südames, et me sellel aastal rendime suhkruvatimasina ja siis see tuleb ka mandrilt kohale, et lapsi rõõmustada, et loodame, et... See on suhkruvatimasin, see on üks tonn tuleb juurde veel. See ei ole tonn, selle masina rent vist oli 50 eurot. Jah, midagi. 50 eurot, aga tead, me nägime möödunud aasta ka neid näomaalingud ja me nägime linnanoored, isegi kes olid juba nagu vanemad, aga noorte jaoks, tähendab, mis mõjub on see, et keegi tegeleb, keegi annab sulle reaalselt selle aja tähelepanu, keegi suhtleb sinuga ja tegelikult see oli nagu omamoodi nagu armas vaadata, kuidas kõik vajasid nagu tegelikult seda, et keegi teeks neile midagi ja näomaalingud ja õhupallid ja kõik asi oli nagu, see tõmbab lapsi ühtepidi, aga nad saavad õnnistatud ja nende pered. Suhkruvatt toob meelde 90-ndad. Siis oli iga tänava nurgal müüdi suhkruvatti. Ja nüüd pole seda kuskil enam näha. Mõned aastad tagasi ostsime perega Kuressaare merepäevadel suhkruvatti. Ikka oli, jah? Oli täitsa olemas, jah. See on nüüd puhas suhkur, on ju, mida nüüd ütlevad toitumise spetsialistid selle kohta. Vastab tõele, jah. Vastab tõele, aga ükskord aastas. Pisikene. Eks selle suhkruvatiga tegelikult seostab ikkagi rohkem see emotsioon, eks ju. Keegi tuleb sellega linna peal, kus sa said, ma tahan ka, on ju. Aga laste puhul on see, et me mõtlesime selle peale, et mida Jeesus teeks, kui Jeesus oleks sellisel üritusel, et tema korraldaks, et mida Jeesus jagaks suhkruvatti. Jeesus jagab tegelikult ise ennast, sest ta ütles, laske lapsukesed tulla minu juurde ja see, mis Jeesuse ajal tegelikult toimus, me võib-olla mõnel pool juba näeme seda, aga tegelikult tema võidmine, see jumalik taevane
võid meil tõmbas kohale inimmassid, ilma et oleks reklaamitud, ilma et oleks võib-olla midagi seal, see, mida Jeesus tegelikult jagab, ma usun seda 100%, et see saab tulema ilmsiks tema koguduse kaudu ka siin Eestimaal. Eestimaa ei erine sellest, et see, et kuskil väljaspool Aafrikas või Ameerikas, et Jeesus on see sama siin ja see lihtsalt see tema ajastus ja kõik, kuidas ta tuleb, see on jällegi Jumal on suveräänne, ta teeb, Piibel ütleb, ta teeb kõik, mis talle meeldib. Aga oleme ustavad sellest praegu, mis meie kätte on usaldatud, see aeg, need vahendid, palved, meie elu üleantud elu, paast, kes saab, võtke paastu, sest meil ka meeskond, kes me koos käime, meil on samamoodi seal välja öeldud, et üks osa sellest ettevalmistust on ka, et võtame paastu aega. Et tõesti vaimses maailmas nagu läbimurd, et võiks tulla esile, et me tegelikult väga igatseme seda. Me usun, et seda igatseb iga usklik tegelikult näha, sest et kui siin oli, et keegi kuulis, et oi, et Villi Võrk tuleb, on ja, et ta on omaette klass, ütleme niimoodi. Hästi suur ja tugev mees, habe ees. Palju häälega, kõigil arusaadava jutuga ja palju huumorita. Ja kuidagi nagu lihtsalt au Jumalale selle eest, et ta on erinevad anded pannud oma ihusse, aga kui see inimene kuulis, et vau, et kuule, Villi Võrk tuleb, et see äratab ju terve Saaremaa üles, et ma isiklikult hoolitsen, et ma kõik oma naabrimehed toon kohale. No ma näitan veel teile seda venda Villit siin. No ta on tõesti, ta särab, ta on rõõmus, ta on igal ajal rõõmus. Ja tõesti inimesi kõnetab, tähendab, inimesed vajavad näha midagi, mis on tõeline ja see mees, ta käib oma Jumalaga koos. Ta käib oma Jumalaga koos ja sellest ta räägib ja täiesti üllataval kombel inimesed kuulavad ja eks tal on ka õpetamise and, et inimesed saavad aru. Ja. Et ta teeb nagu väga lihtsaks selle ja kuidagi, tähendab, on näha olnud, et eestlasel on lihtne teda kuulata. Et teine eestlane saab aru, et midagi on selles inimeses, mis paneb teda kuulama. Ma olin kunagi pätt ja nüüd olen hea. Jumal tõesti on Villi elu muutnud, ta, nagu ta ise räägib, oli ta Rakvere linna kuulus pätt kunagi, aga siis kohtus ta Jeesusega, kes ta elu muutis ja nüüd ei ole ta enam ammu pätt. Nüüd ta on juba ka kohalikus vallavolikogus ajab head asja teeb, nii et Jumal saab inimeste elusi muuta. Jah, vaata selliseid tänavakoosolekuid on ikka tehtud ja see, mis siin Kuressaares nüüd tulema hakkab, ei ole ka midagi päris uut on ju ja selliseid tohutu võimsaid suuri teenistusi on ju üle ilma ikka tehtud. Millal Eestis oli midagi sellist suuremat? Tänavatel ei teagi, on ju õues. No ma võin lihtsalt öelda, kui siin 2 aastat tagasi suvel oli Christ for All Nationi meeskond Eestis, valmistasid ette evangeliste. Evangelismi selline nädalane koolitus oli siis, tõesti olid nagu grupid saadetud välja Raekoja platsi ja Tammsaare parki ja niimoodi, et Tallinnas just nimelt, et ja mismoodi üldse see tänava evangelismi korraldus käib, sa pead saama kõigepealt valitsusest linnaloa, sa pead ära kirjeldama, mida sa teed ja mida sa kasutad seal, et siis sa saad selle loa see kõlar sinna üles panna mikrid ja sa võid ka siis nagu mängida muusikat või kitarri kasutada või nii. Ja praegu veel neid lubasid antakse ja seda veel. Ja usume, et see ikkagi jääb, et seda ja selles mõttes siis oli küll jah, et ütleme niimoodi, et see meeskond teenis inimesi, nad ülistasid, nad kuulutasid evangeeliumi ja andsid altarikutse ja inimesi tuli seal päästele, nendega tegeleti pärast seda, nende kontaktid võeti ja kutsuti kogudustesse, haigete eest palvetati ja seal oli juhtumid, kus haiged said terveks, valud lahkusid, mis iganes olukorrad inimestel olid. Et Jumal tegelikult, tähendab, Piibel ütleb meile seda, et Jeesus vaatab, otsib maa pealt inimesi, kellel oleks usku.
on ju, ta otsib usklikke, ta otsib, et kas kellegi südames elab usk, kas keegi usub, et see, mida Jeesus tegi, mida Jeesus rääkis, mida ta jättis oma rahvale, et see toimib täna ka nüüd ja praegu. Ja see usk on see, mis on taeva valuuta, mis paneb kogu selle asja liikuma tegelikult, et kui usklik läheb, et ta toetub selle peale, mida Jeesus tegi ja mida Jeesus ütles. Ta ei kahtle, tähendab... Tanel, sinu abikaasa on hästi välja õpetatud. No tähendab, siin ei saa muud moodi, sellepärast me ju puutume sellega kokku kogu aeg, inimesed on hädades, inimesed vajavad abi päriselt ja see on Jeesus, kes saab neid aidata. Jeesus päästab ja Jeesus vabastab ja tema ongi see, kes on selle välja ostnud meile. Nii, jah. Nüüd hakkab meie aeg üsna pea siin kohe lõppema. Tähendab, seal olid need telgid, mis tulevad, on ju. Ja. Et on palvetelk on olemas, palvekliinik vist on, eks ole, seal, nagu eelmine aasta. Ja, nagu Katrin mainis, seal on lastetelk, lastealaga, siis on palvetelk, kus teenib palvekliiniku meeskond ja siis on kolmas telk, on pannkoogi ja snäkkitelk. Ega pannkooki oli päris raske saada sealt. Et järjekorrad olid pikad ja see sama tegija tuleb see aasta, jah? See sama mees tuleb, jah. Nii. Ja siis suhkruvett on ka veel kuskil, on ju? Jah, saab pannkoogi peale. Nii. Suhkruvett. Just. Yes. Aga head inimesed, vaadake nüüd siia ekraanile, et siin on siis see number, et kui sa taevasse tahad saada, siis sa pead selle numbri peale saatma midagi. See ei ole taevakood, aga kui ma tahan toetada ülestanud pühade korraldamist, siis tõesti see number on seal ja kui sa tahad selle ilusasti kopeerida, siis mine linnakogudus.ee lehele ja sealt saab... Või kui te näete Tanelit või Katrinit tänaval, siis saate nagu teistmoodi ka, on ju? Jaa, saab ka nii ja saab Facebookist leiate ka, kui otsite ülestanud pühad, siis on ka Facebookis loodud see üritus, et ka seal on need andmed ja informatsioon olemas. Nii, et sellega me siis suur tänu teile, et te ikka tegutsete. On ju kõige väiksem kogudus siin Saaremaa, või ma ei tea, kas ta kõige väiksem oletegi enam. Või kõige pisema saaliga kogudus. Seda nüüd küll. Aga kuigi ma enne näitasin teile suurt klaassaali siin, on ju? Meil võib, saal olla pisik, aga meil on suur Jumal. Et see on nüüd, olenebki, millest me nüüd lähtume, kas oma väiksest saalist või suurest Jumalast. Et siis sealt me saame jõudu. Just. Igatahes suur tänu teile tulemast siia stuudiosse, Tanel ja Katrin. Ja võtame siis südamesse korraldada hästi vägevalt sellel aastal ka. Ja toetage pereraadiot ja pildiraadiot ka, et nad ka ikkagi kohal oleks ja oleks jaksu ülekandeid teha, nii et... No meie oleme alati hea meelega. Ja mina tahan ka tänada iga kogudust, iga koguduse liiget, iga üksikisikut, kes on juba varesemalt aastatel, aga ka kellel on südames lihtsalt toetada, sest me teeme seda ühiselt. See ei ole meie projekt, see on Jumala projekt. Et me teeme see on tema riigi töö. Et ma väga tänan igat ühte, kes on toetanud ja Valterit ka. Nii, olge väga õnnistatud kõik ja kohtumiseni. Kohtumiseni.